1792 tulid siis siia Saksamaalt perekond Amelungid, kes lõid siia niisuguse ettevõtte nagu Rõika Meleski peeglivabrik ehk siis tollase nimetusega Katariina Lisette Spiegelhütte. Ehk siis ühe vabriku kaks osakonda. Meleski oli siis see koht, kus keedeti klaas. Esialgu 80 aastat puhuti ta peegliklaasiks, hilisemal ajal tehnoloogia arenedes valati peegliklaasiks. Kui ta siin oli peegliklaasiks valatud, karastunud, jahtunud, viidi ta siit edasi Rõikale, niinimetatud teise osakonda, kus siis toimus selle peegliklaasi lihvimine, poleerimine, hõbetamine ja peegliteks valmis tegemine. Et miks siia siis üldse klaasivabrik või peeglivabrik tekkis, et see on nagu kõige olulisem osa selle valikul on see, et ümberringi oleks siis palju metsa. Ja et oligi siis nii, et Meleski oli siis kaetud soode ja ümberringi suurte soode, rabade ja metsadega. Ja et siin ei olnud mitte keegi kunagi elanud. Ja kuna klaasitööstus siis iseenesest nõuab hästi palju puitu nõuab kahel põhjusel. Esiteks selleks, et saavutada klaasi keemiseks vaja olev temperatuur, milleks on peaaegu 1500 kraadi. Ja teiseks käis tollal klaasimassi sisse sulandajana niisugune aine, mida nimetati potaseks. Ja potase definitsioon on, et see on lehtpuutuhk, mida eraldatakse keetmise teel. Ehk siis määravaks sai metsade rohkus ümberringi. Peeglit tehti Meleskis kuni esimese maailmasõjani ehk siis kusagil 1917. aastani. Aastas tehti keskmiselt 32 000 peeglit, mis läksid laiali mööda Venemaad, aga ka mööda Skandinaaviamaid ja Aasiasse. Ja et kuna me sellel ajal kuulusime Tsaari Venemaa alla, siis oli see Tsaari Venemaal suuruselt teine klaasimanufaktuur. Kusagil suurem oli siis olla olnud Rjazani kubermangus. Aga et kuna siis loojaks olid sakslased ja eestlane sellel ajal oli Pärisori, tema seda klaasi teha ei osanud, teda klaasi tegemise juurde ei lubatudki, siis selle aja jooksul, mis siin sakslased seda peeglit ja peegliklaasi tegid, toodi siis Saksamaalt siia umbes 200 töölisperekonda, kes siin siis peeglit tegid. Nii teine periood Meleski klaasivabriku ajaloos on olnud niisugune eestiaegne periood ehk Lorupi periood. Et sakslased läksid oma peegli tegemisega ära, Rõika oma lihvimise, poleerimise ja hõbetamisega jäi siis maha, Meleski läks oma klaasi tegemisega edasi, tuli siis Eesti aja alguses siia tööle juhata rentnikuks niisugune mees nagu Johannes Lorup. Kirjutatakse, et Lorupi aeg tehti Meleskis klaasesemeid 400 erineva mudeli järgi. 30. aastate alguses läks Lorup siit ära, tegi Tallinnasse oma peeglivabriku, aga Meleski läks oma klaasi tegemisega ikka edasi. Elas üle sõjaaja ja kusagil 60. aastatest hakati siin siis põhiliselt tegema purke ja pudeleid. Lõpetas Meleski klaasivabrik oma klaasitegevuse 1987. aastal tollase õllepudeli ja Vana-Tallinna pudeli tegemisega. Aga vabriku ajalugu sellega ei lõppenud. 87 oli see aeg, oli veel Vene aeg, kus veel midagi tühjaks ei jäetud. Klaasivabrik pandi küll kinni, suleti, aga toodi Venemaalt asemele tehas, mis hakkas tootma kautšuki baasil kummitihendeid ehituspaneelide vahele. Olid siis niisugused 3-meetrised kummitihendid, mida pandi suurte ehitusplokkide vahele. 3,5 aastat ehitati vabrikut ümber. Võib-olla aasta anti seda toodangut, siis tuli Eesti Vabariik. Eesti Vabariigis niisuguseid kummitihendeid enam vaja ei läinud ja sellest ajast siis jäi klaasivabrik seisma. Ehk siis kokkuvõttes Meleski vabriku eluiga oli täpselt 200 aastat. Algus 1792, lõpp 1992. Sellest 185 aastat kuulus klaasile ja 5 kuulus niinimetatud kummile. Rõika Meleski peeglivabrikul oli ju oma raha. Et see oli nagu kolme sorti, jah, kolmel ajastul 3 erinevat liiki koduraha.
mida siis kasutati või mis siis oli käibel kohalikes kõrtsides ja poodides. Ja et ühte nendest viimastest rahadest aktsepteeriti isegi kusagil Tartus. Et kuna siis siia ju loodi saksa kogukond, et tulid nad ise Saksamaalt sisse ja kui kuskil on oma kogukond ja et sellel ajal veel eriti, et kui sa oled klaassepa poeg, siis sinust saab klaassepp või klaasimeister, kui sa elad selles ühiskonnas, siis arvatavasti saab sinu abikaasaks ja tulevaste laste emadeks klaasimeistri tütar, et ehk siis siin oli niisugune järjepidevus sakslaste osas, et oligi nagu kaks sakslaste küla, kus siis nendel olid omad koolid, omad haiglad, oma kogukond. Et kuna palverännu teekond algab Piritalt ja lõpeb Vastseliinas, siis on loogiline see, et ennem tuleb ta läbi Rõikalt, vaatab, mis sellest Rõikast järgi on jäänud, sest Rõikast ja peegli tegemisest on väga vähe järgi jäänud, sest nii nagu oli, et peegli tegemine lõppes ju 1917. Siis 6-7 kilomeetri pärast tuleb Meleski klaasivabrik, millest põhimõtteliselt ei ole võimalik mööda kõndida, sest see asub täpselt tee ääres ja Meleskist on jäänud natukene rohkem järgi, kuna Meleskis lõppes tegevus 1992 ja et siis natukene poole kilomeetri pärast on siis meie kodumuuseum, et kes on siis huvitatud kokkuleppel meiega saab siis tulla vaatama, mis siis 200 aasta jooksul on selles Meleski Rõika peeglivabrikus tehtud. Oleme siis kodumuuseum, asume oma koduõue peal. Külastada saab meid siis, kui me kodus oleme, kui meil on kokkulepe ja kui meid üles leitakse. Et tegelikult meie kodumuuseum lõime selle kusagil 20 aastat tagasi ja tegelikult ei olnud meil mitte mingisugust plaani teha oma koduõue peale kodumuuseumi. Et aga kuna siis minu mehe esivanemad tulid Meleskisse klaasi tegema 1920 ja on järjepidevalt siin olnud ja et kui nemad kui me hakkasime nende järelt nende kodust majapidamist üle võtma, hakkas välja tulema hästi palju Meleskis valmistatud purki, pudelit, klaasi, vaasi, millega siis meie tegelikult ei osanud midagi muud tarka peale hakata, kui esimene mõte oli, et viime ära kuhugi muuseumile. Et aga tollal siis üks minu tütardest, kes oli 10-aastane Anna-Liisa, temal hakkas seda kila-kola vaadates hirmus kahju, et tema hakkas rääkima, et ärme viime ära, et jätame endale. Et edasi arutades, et mis me teeme, kus me paneme, alles korjasime mööda majapidamist kokku, siis käis tema välja mõtte, et las isa ehitab ühe riiuli niinimetatud ühte kõrvalhoonesse, kus siis asus niisugune väike kodulaut ja kus siis sellel hetkel laste isa hakkas ümber ehitama seda kodulauta niisuguseks istumise ruumiks, et saaks nagu rahulikult külalistega istuda ja et majas ei oleks nagu liiga vanad ja liiga noored nagu häiritud. Ja siis käiski laps välja selle mõtte, et las isa ehitab ühe riiuli sinna niinimetatud pidupidamise ruumi. Ja siis tuligi meil lapse ütluse peale see hea mõte, et tegelikult ongi ju nii, et kuna asjad on pärit koha pealt, asjad on pärit suguvõsast, juurde neid ka enam ei tule, ehitame siis selle ühe riiuli. Et selle ühe riiuli ehitamise käigus tekkis niisugune hasart, tekkis niisugune kiiks, hakkasime veel aktiivsemalt koduses majapidamises ringi vaatama, siis vaatasime naabrite juures ringi, siis vaatasime külainimeste juures ringi. Ja siis tekkis riiuli vahel riiul ja seina peale riiul ja siis tekkiski niisugune tõeline huvi ja hasart. Et Meleski klaasi kogudes ongi niisugune keeruline lugu, et kuna Meleskil ei ole olnud silti, Meleskil ei ole olnud märki, Meleskil ei ole olnud kataloogi, siis meie kogu ongi kokku kogutud niisuguse legendiga, et need esemed on aegade jooksul valmistatud Meleski klaasivabrikus. Et nagu ma ennist ütlesin, et üks suur osa on pärit kodusest majapidamisest, sest esivanemad tulid siia 1920
ja arvatavasti võtsid kogu aeg tööd koju kaasa. Siis teine suur osa on kokku kogutud siin elanud endiste vanade klaasimeistrite järeltulijatelt, kes siis on raatsinud neid esemeid meile kas kinkida, müüa või millegi vastu vahetada ja et on tutvutud ka teiste klaasikogujatega. Ehk siis kogu meie kogu on kokku kogutud legendiga ja seda legendi siis ei ole meie ise välja mõelnud, vaid selle legendi oleme me siis asju ostes, müües, vahetades esemega kaasa saanud. 1792, kui siia siis peeglivabrik loodi, siis lisaks amelungidele oli siin veel 2 omanikku. Kuna me asusime Võisiku mõisa maade peal, siis 1 omanikuks oli Võisiku mõisa omanik Pokk ja 3. osanikuks oli Poki väimees või Riia raehärra Rautenfeld. Ja et kuna siis esialgu kandsid need kohad või vabrikud nime mitte Meleski Rõika, vaid Katariina Lisette, siis need nimed ongi pandud Võisiku mõisaomaniku naise ja tütre järgi. Et hiljem amelungid ostsid selle koha küll välja ja et selleks ajaks, kui Võisiku mõisa võttis endale üle keisrihullu Timoteos on Pokk, et siis arvatavasti ta enam Võisiku mõisa maadesse ei kuulunud.